Tere tulemast Eesti noortekirjanduse lehele. Käimas on noortekirjanduse kevade intervjuude sari. Mina olen Eeva Roos ja täna on külas Kristel Kriisa. Tere, Kristel. Tere! Sa ütlesid, et sa ei ole kirjanik, aga sul on 2 raamatut. Kuidas siis nii? Mis sa siis oled? Ma ei tea, ma arvan, et see kirjutamine on rohkem sihuke hobi siiamaani vähemalt olnud, et jah, ma ise kindlasti ennast kirjanikuks ei pea. Samas on nagu tore, kui vahel pöördutakse ja öeldakse, et kirjanik või noortekirjanik, siis see on selline tore, aga ma ei tea, kust maalt see piir jookseb, et kas 2 raamatut on piisav või peab olema 3. No 3 on vist, mulle tundub, et see on selline teaduslik lähenemine asjadele, et siis on nagu 3 kokkulangevat katset. aga ma arvan, et kui sul on õnnestunud avaldada raamatut ja sul ei ole sugugi ju kehvasti läinud, sest et mõlemad raamatud on sul olnud tänapäeva noorteromaani võistluse nominendid. Et selles mõttes noh, väga tugev algus. Aga kuidas sa nagu kirjutamise juurde jõudsid või mis pani sind kirjutama? No mul on alati meeldinud tegelikult kirjutada, et ma juba lapsena hakkasin kirjutama, nii et mul on täitsa olemas selline 30 aasta pikkune kogemus näiteks päeviku kirjutamisega, et seda ma nagu, noh, seda teed ju pigem enda jaoks, aga ma olen alati pigem olnud selline sõnaline eneseväljenduja võib-olla, et mul on raskem rääkida asjadest, aga kui ma saan neid näiteks kirjutada, siis see on mulle palju lihtsam kuidagi. Ja väiksena juba koolis mulle meeldis hästi palju lugeda. Kindlasti eesti keel, kirjandus olid minu jaoks sellised põnevad ainetunnid. Ja no ma ei tea, esimesed raamatud kindlasti Pullerby lapsed olid nagu niisugune super lemmik. Ja ilmselt sealt ju ka siis õppisid nagu nägema seda, et kuidas sõnu ritta pannakse ja kuidas see eesti keel täpselt on ja nii edasi. Ja siis kunagi 6. klassis siis ma kirjutasin mingisuguse noorte jutuvõistlusele kuskile Raplamaale, kuna ma olen sealt pärit. Õpetaja saatis selle sinna ja siis ma võitsin selle jutuvõistluse. Ma ei mäleta tegelikult, mingisugune vampiiri lugu oli see seal, aga ma ei tea täpselt, mis seal kõik kirjas oli. Ja sealt edasi ka kogu aeg mulle meeldis kirjutada, aga kuidas need 2 raamatut tulid, tegelikult oli päris selline huvitav kogemus minu jaoks ka, et ma üldsegi ei osanud seda oodata, et mul just esimene raamat tuli põhimõtteliselt niimoodi, et ühel päeval mingil ilusal suvepäeval istusin arvuti taha ja ütlesin enda mehele ja lastele, kes olid siis juba üsna väiksed sellel ajal, et nii, nüüd ma hakkan kirjutama. Ja ma istusin sinna, ma isegi ei teadnud, mis lugu see sealt täpselt tuleb, mul oli ainult algus, selle esimese raamatu algus. Ja lihtsalt hakkasin kirjutama ja kuidagi 2-3 kuud vist terve suve kirjutasin lihtsalt. Ma tegelikult nagu üldsegi ühel hetkel siis avastasin, et noorteromaani konkurss on käimas, siis mõtlesin, et okei, siis mul on tähtaeg. Et noh, et siis ma kirjutan selle tähtajaks lihtsalt valmis. Ja see oli nagu selline enda jaoks ka imelik kogemus, ma ei tea, kust see tuli, ma ei oska seda seletada isegi. Nagu tagantjärele ka olen vahel mõelnud, et kust see tuleb, et see on võib-olla siis see inspiratsioon, millest räägitakse, aga kui see tabab, siis oskad seda näha, et mind see on siis tabanud 2 korda ja teine kord siis ka. Ma tegelikult sellel ajal, kui teine raamat mulle pähe tuli, siis ma tegelikult pidin kirjutama oma magistritööd, et siis ma olin just lõpetamas oma kirjaliku tõlke magistrit ja mul oli ainult lõputöö kirjutada ja siis ma mõtlesin, et okei, et mul on nüüd siin mingi mõned kuud, et ma saan oma lõputööga tegeleda. Ja siis ma tegelikult ühel õhtul käisin vanalinnas väljas ja õhtul tulin koju ja tundsin jälle nii, nüüd mul tuli see hoog peale. Ja siis ma ka tegelikult, kusjuures siis ma märkasin ka, et okei, et jälle on see noortekirjanike või noorsooromaani konkurss. Mõtlesin, okei, nüüd on mul 2 kuud ja täpselt samamoodi lihtsalt see tuli kuskilt. Aga siis ma vist pärast seda sellest sain nagu kerge trauma, sest et siis mu raamat sai valmis. Seal on mingid kohad, mida ma isegi praegu loen ja mõtlen, et oleks pidanud ikka paremini kirjutama, aga see oli nagu kindlasti sihuke aja peale kirjutamine. Ja siis ma pidin hakkama oma seda magistritööd kirjutama kohe otsa ja siis mul oli väga vähe aega ja siis ma sain sellest üks kerge trauma vist, ma ei tea, mis siis, et pärast seda mul ei ole, või siis ma olen seda inspiratsiooni endast eemal hoidnud siis nüüd, et ei ole rohkem tulnud. Käsi läks krampi. jah, kuidagi mõte läks lukku, aga ilmselt ma arvan, et ma nagu ise ikkagi ju pidurdame ja ise paneme endale neid piire elus ka, et ma võib-olla siis olen endale praegu ära blokeerinud selle, kuigi tegelikult sellele
esimesele raamatule neetud, seal ma olen väga palju saanud tagasisidet sellele ja et kirjutage palun, tuleb hästi palju kirju, isegi praegu ma ei tea, kui palju see on juba 16 aastat hiljem, ikka kirjutatakse, et ma tahaks väga teada, et mis edasi sai. Ja mul tegelikult sellest raamatust, sellest järjest on olemas täiesti ka sihuke pool raamatut on täitsa olemas kirjutatud ka. aga ma ei ole kuidagi seda lõpuni vedanud. aga miks sa just noortele kirjutad, et kas sulle tundub, et neile on rohkem vaja kirjutada või neile on lihtsam kirjutada või miks just nemad sind publikuna kõnetavad? Mm, jälle võib-olla jälle see, et kui ma ise olin noor, mulle väga meeldis lugeda ja alati, kui sa siis leidsid sellise raamatu, mis oli täpselt see, mida minul tol hetkel oli vaja, siis mul oli alati hea meel. ja siis ma arvan, et tänapäeval ju ka ikkagi noored, öeldakse küll, et nad ei loe, aga ikkagi on neid, kes loevad ka. ja kui siis pakkuda neile selliseid lugusid äkki, mis neid ka kõnetavad, siis see kuidagi tundus selline, et ühest küljest ma arvan, et ma tahtsin lihtsalt kuidagi enda seest need lood välja saada, aga teisest küljest mulle tundus ka, et äkki see siis võiks ka noortele midagi pakkuda. täiskasvanutele kirjutada olen mõelnud, mingisugused mõtted mul on tegelikult ka, aga see on minu jaoks, tundub hirmsam kuidagi, ma ei teagi, mulle tundub, et noortele on kuidagi, et äkki nad on leebem publik, ma ei tea, võib-olla ei ole, aga mulle tundus, et äkki on. Mulle just tundub, et näiteks kohati need laste ja noorteraamatute teemad on oluliselt tõsisemad või isegi ka sügavamad kohati kui paljud täiskasvanute raamatute teemad. Et kas see on see osa, mis sind nagu kõnetab või? võib-olla ka jah, no ma arvangi, et ilmselt ju tegelikult ega siis see suureks kasvamine või nagu täiskasvanuks saamine ja noor olemine, et ilmselt seal on mingid mustrid nagu, mis me kõik teeme läbi sellise kasvamise ja arenemise. ja võib-olla on nagu vahel tore ka, ilmselt siis sellepärast ka kirjutatakse nendest probleemidest, et siis on tore, kui sa näed, et ma ei ole üksi või et mul ei ole sedasama, noh, et ma ei ole ainus siin maailmas, kellel on selline mure, et on teisi ka ja, ja nemad tulid sellega nii toime või naa. et siis selline võib-olla noortele kirjutataksegi sellepärast ka tõsistest teemadest just, et nad saaksidki kuidagi samastuda ja see on kuidagi jah, natukene on selline mingisugune õpetlik element ilmselt ka seal raamatutes kergelt, aga mitte alati, et eks igaüks lõpuks leiab ju nendest raamatutest selle, mis just neid kõnetab. ja no minu jaoks kindlasti ka oli päris tugev tõuge see, et sellel ajal, kui ma mõlemad raamatud kirjutasin, siis ma töötasin ise õpetajana. et ma tegelikult õpetasin igapäevaselt täpselt seal enda sellises sihtgrupis noori ka, et see oli selline ka, võib-olla ma kuidagi olin nendega samal lainel tollel ajal ka, et nemad tundusid nagu see, kellele kirjutada sellel ajal. aga sinu see teine raamat, Piinatud hinged, et ma saan aru, et seal on sellist müstilist elementi ka, et kas sa nagu kaldud ka sinna fantaasia poole või sind just nagu see realistlik suhtedraama on pigem nagu see sinu teema? Ma ei tea, tegelikult mulle ikkagi meeldib natukene selline fantaasiamaailm ka ja võib-olla see, et eks ma ikka natukene usun, et kindlasti maailmas on rohkem võib-olla, kui me näeme või nagu isegi oskame mõista. et see on mind kuidagi alati paelunud ja võib-olla niisugune kerge õuduselement on ka selline, mis mulle pakub pinget. et ma arvan, et sellest see siis tuli, aga samas ma ilmselt nagu ikkagi olen üsna niisugune pigem nagu niisugune realismi poole kalduv, noh ikkagi selline tavaline, aga mingit sellist natuke müstikat tundus seal raamatus kuidagi põnev. Ma leidsin natukene jälgi ajades, et sina oled see kirjanik, kellele meeldib kuulata muusikat sel ajal, kui sa kirjutad ja sa oled mõlema raamatu jaoks tegelikult ka playlist'id üles pannud. et see oli päris nagu selline vahva avastus. Kas see on tavapärane sinu jaoks või et ütleme, et kas need lood lähtuvad muusikast või muusika lähtub lugudest või kuidas see sinu jaoks töötab? jah, võib-olla see muusika aitas, ma olin selline kirjutaja, kes kirjutas öösiti, kuna ma käisin päeval tööl ja ma lihtsalt õhtul, kui terve pere kõik läksid magama, siis mina istusin oma arvuti taha ja hakkasin kirjutama.
ja tavaliselt see muusika aitas mul seda mingit emotsiooni, mida mul siis oli vaja kuidagi tunda või kirjeldada paremini, see aitas mul seda tunda. Kohati seal nagu need seosed on täiesti suvalised, et mõni lugu on selline nagu, mida ma ise päriselus mitte kunagi ei kuula, isegi ei ole minu muusika, aga tollel hetkel just nagu selleks emotsiooniks see sobis hästi. Ja seal noh, mõndasid lugusid ma küll kuulasin lihtsalt järjest, ma ei tea, 3 tundi kogu aeg seesama lugu mängis, aga kirjutasin siis seda oma ühte lõiku näiteks, et seda ikkagi päris palju juhtus. Et kindlasti minu jaoks muusika väga palju aitab ja on selline väga oluline element ja ma arvan, et väga tihti, kui ma kirjutan, ma ikkagi panen, isegi praegu, kui ma kirjutan mingisuguseid teadusartikleid, siis ma ka kuulan taustal muusikat, siis mul ei ole seda emotsiooni ilmselt vaja, aga võib-olla siis mingit sellist rahustavat või sellist, sa saad minna sellele õigele lainele, et see häälestab mind, minu jaoks on see nagu selline hea viis. ma saan aru, et kui ta just ei too sulle uut meeleolu, siis ta vähemalt ei lase mingisugusel valel meeleolul sekkuda, et niipidi siis. Just, jah, just, et siis see kuidagi teeb nagu intensiivsemaks selle, mida sul siis sellel hetkel just on vaja tunda, et sa suudaksid kirjutada just seda asja, mida iganes sa siis just kirjutad, et see kindlasti hoidis väga sellel lainel. Ja siis oli vahel nagu tore ka, mingil hetkel juba tüdinesid ära sellest mingist ühest loost, mida sa olid väga palju kuulanud, et siis oligi tore, et said aru, et nüüd on vaja teemat vahetada, said mingi uue loo. Ja need ka, nad lihtsalt tulid minu juurde kuidagi ise, need lood. Ja mõnega ka, et vahel oli idee, et oh, see lugu võib-olla on just see, mida ma tahaks kuskil kasutada, aga siis see tegelikult ei kõlanud üldse õigesti, et siis ma ka vahetasin neid. Sa räägid nii nagu, et jääb mulje, et looming ei olegi nagu inimese või looja enda osa, vaid see tuleb kusagilt ja looja on nagu selline õnnetu kanal. Et kui ta on nagu õige kujuga, et siis tuleb see lugu temast läbi õige kujuga, et kas Ma ei tea see jah, on võib-olla kuidagi jah, nii, nagu sulle tundub, et on? ma ei tea, minu puhul see on kuidagi nii olnud, sest et jah, need lood on kuidagi tulnud minu juurde ise, noh, needsamad, mida ma olen siis kirjutanud endast välja lõpuks. Ja nagu kohati see oligi selline tunne, et ma lihtsalt pean need endast välja saama, muidu need jäävadki mind sinna piinama ja siis ma lihtsalt kirjutasin ja noh, oligi, kui sul on algus ja lõpp või selline nagu tähtaeg ja see oli väga intensiivne küll ka kirjutada, et ma noh, praegu isegi võib-olla ma olen ka vanemaks jäänud nüüd, aga siis oli ka niimoodi, et noh, kõik läksid magama, kirjutasin oma jutte seal. Mõnikord kirjutasin 1 lehekülje, mõnikord kirjutasin pool, mõnikord kirjutasin 5, kuidas kunagi öösel ja siis läksin magama, ma ei tea, kell 2 või kell 3 ja siis kuidagi kell 7 ärkasin ja olin kell 8 klassi ees, et ma ei tea, kuidas ma seda suutsin, see on ka täpselt selline, et see oli mingisugune selline periood, kus ma nagu olin mingisuguses teises kohas, et see oli küll jah, minu jaoks kuidagi selline, kuskilt ta tuli ja olid ägedad ajad täitsa nüüd tagasi mõeldes. Nüüd ma juba igatsen selle järele, et võiks No täitsa jälle proovida. aega on, et selles mõttes võistluseid on ka ja ma kujutan ette, et sul vist ei ole probleemi ka enam avaldamisega, et sa saad viidata eelnevatele avaldatud teostele ja läheb libedalt kõik see asi. Kus sa oma tegelased leiad, et kas sa ütlesid, et sa olid õpetaja, et kas sa nägid oma tegelasi ka klassiruumis või napsasid siit midagi, sealt midagi? jah, et mul pigem selliseid väga puhtaid tegelasi, kes on nagu täpselt kellegi pealt maha võetud, kindlasti ei ole, aga mingeid elemente oli, et mu enda kooliajast oli väga palju võib-olla selliseid hetki, mis minuga endaga juhtusid ja mis nagu kuidagi ma siis võimendasin või kuidagi tõin selle sinna loo sisse. kõik ilmselgelt ei ole ka nagu tõsieluline seal. Ja samas oli ka siis enda õpilasi seal natukene, mingisuguseid asju, mida siis märkasid õpetajana natuke kirjutasin, aga noh, kõige raskem minu jaoks siis oli näiteks see nimede valimine, sellepärast et kui sul on nagu, ma ei tea, kui palju mul oli erinevaid klasse, 8-9 erinevat klassi, kus on igaühes, ma ei tea, 25-30 õpilast ja siis sul ilmselgelt neid nimesid nagu väga palju ei ole, mille vahel siis valida enda tegelastele nimesid, et see oli kuidagi väga raske. Ja siis noh, vahel oli ka, kui need raamatud siis lõpuks ilmusid, siis alati seal mõned on ju ikkagi minu õpilaste nimedega tegelased, siis ka no, lõpuks maailmas saavad nimed otsa lihtsalt. Ja siis nad ka alati küsisid, et noh, et kas see on see, aga noh, kui nad päriselt lugesid seda raamatut, siis nad pigem märkasid, et ei olnud sugugi sarnane, aga lihtsalt nimi oli sama.
kas sul on vahet ka, et kas mõnda tegelast on sul lihtsam kirjutada või raskem? et noh, tihti on näiteks nii, et naistel on võib-olla naisi lihtsam kirjutada või tüdrukuid, noh, Mhm. ja mehi on raskem, meestel võib-olla ei tule naiste kirjutamine liiga hästi välja, et on sul Mhm. sellist muret ka? no võib-olla jah, natukene, aga samas see on ka nagu, see oli, ma ei oskaks öelda, et see nagu jällegi mulle kirjutades tundub, et ma kuidagi suudan minna sinna selle tegelase sisse või ma kuidagi loon teda, et ma nagu näen, kuidas ta mõtleb ja missugune ta on nagu tema seestpoolt ja siis kuidagi kirjutan seda välja. No mingisuguseid jah, selliseid võib-olla halbu tegelasi, siis ma pidin ennast kuidagi nagu sundima, et ma ise olen üsna niisugune viisakas ja poliitiliselt korrektne ja korralik inimene, aga et kui sul on mõni selline halb tegelane, kes peab väga ebameeldivalt ja vastikult näiteks käituma, et siis seda küll oli raske kirjutada, sest ma ise noh, kohati tundsid ka, et okei, nüüd ma tahan nagu üle piiri siin minna, aga see oli kirjanikuna võib-olla nagu raske endal kuidagi halb minna ka, aga samas jälle oli vajalik. Ma saan aru, et see noh, muusika on sind inspireerinud, aga me, põgusalt alguses sa nimetasid Lindgreni, noh, kes on täiesti võrratu ja eestikeelsed tõlked on ka, et noh, meieealistel vist on kõigil see kuskil pagasis olemas. et Mhm. kas sul on mingisuguseid teisi raamatuid veel, mis on sind niimoodi mõjutanud, et sa võib-olla tunned need oma tekstis kuidagi ära? No võib-olla, no eks ma arvan, et see on jällegi, et seal ei ole nagu ühte sellist kindlat, aga kindlasti nagu Lindgrenist mingisuguseid asju, noh, täpselt jällegi need emotsioonid, kui sa seda loed, see selline mingisugune õdusus ja selline, mis nendest tema raamatutest tuli väga selgelt läbi, et seda kindlasti ma ise põimisin ka sisse, isegi kuskilt kunagi lugesin, et Lindgren ütles, et sa pead nagu toitu ja söömist enda kirjutamisse nagu sisse põimima, et siis inimestel on lihtsam sellega suhestuda. et siis ma ilmselt nagu seda kasutasin ka mõnikord rohkem, et mida ma siis ikka täpselt sõin ja kuidas see lõhnas või mis iganes, et selline nagu meeltele mängimine natukene, et seda ikka ju panin sisse. No siis ilmselgelt ülikoolis, kuna ma õppisin, minu esimene haridus oli inglise keel, et siis ma pidin inglise keele õpetamine ka, et siis ma väga palju lugesin Ameerika ja Briti kirjandust ilmselgelt, et siis pidin kõik need klassikud seal läbi töötama ja nagu juppe sõna-sõnalt seal pähe õppima ja nii edasi. et see kindlasti mõjutas mind, ma arvan, üsna tugevalt. ja no samas jällegi, kui ma ka ise olin õpetaja, siis tollel ajal olid hästi popid need Videviku saaga raamatud ja siis kõik minu õpilased lugesid neid. ja siis ma mõtlesin ka, et no ilmselgelt ma pean need läbi lugema, et muidu ma ju ei teagi, millest nad üldse räägivad, et siis ilmselgelt mind väga võlus see, kuidas ta ka suutis kirjutada niimoodi, et ta hoidis neid lugejaid seal kinni nii-öelda, et sul oli üsna raske raamatut ära panna, seal oli igasuguseid asju, mis mulle üldse ei meeldinud ka, aga ma arvan, et see võib-olla ka mingis mõttes natukene mind mõjutas, just see nagu hoopis selline teine vaade kuidagi õpetaja vaatest. aga ühte sellist kindlat raamatut ma ei oska küll välja tuua. Sa ütlesid, et sinu esimene haridus, ma saan aru, et sa oled liikunud edasi ja kõike teadev internet jättis vihjed, et sinu praegune tegevusvaldkond on hoopis tehisaru. Mhm. et see on selles mõttes ka hästi põnev teema, et noh, praegult see tehisaru võtab üle ja teeb kõik meie eest ära. et kas sul eksperdina, mis on sinu hinnang, et kas tehisaru hakkab meie eest raamatuid kirjutama, et kas kirjanikuamet kaob ära või ei kao ära? kuidas sulle tundub? Mm. nii raske öelda jah. no ma arvan jällegi, et noh, issand, sellest võiks rääkida lõputult tegelikult, et seal on ka ju noh, kasvõi see, et selleks, et tehisaru oskaks niimoodi kirjutada, nagu kirjanikud päriselt on kirjutanud, siis talle peaks kõik need raamatud sisse söötma, et ta suudaks nagu mõista, et mis asi see kirjaniku elu täpselt siis on või kuidas see sõnade ritta seadmine käib ja ilmselt ta suudaks tegelikult küll, kui talle kõik terve maailma kirjandus anda. ta ilmselt saaks päris ägedaks selliseks kõiketeadvaks eksperdiks, mis ei tähenda, et ta nagu noh, kui ma ütleksin talle, et anna mulle nüüd siit täistekst Oskar Lutsu Kevadet, et ta siis seda annaks mulle ka, et noh, ta ei tööta tegelikult ju niimoodi. aga samas
ma ei, no kindlasti jah, ai suudaks kirjutada igasuguseid asju, aga samas tal ei ole selliseid füüsilisi kogemusi või nagu meelelisi kogemusi, nagu inimestel on, et tal on kirjeldus nendest kogemustest, aga ta ise ei ole seda ju päriselt kunagi kogenud. Ma nüüd sain just aru, et ma ütlen kogu aeg mitte see, vaid ta, et ma jah, tehisintellektist rääkides ma ikkagi väga palju, igapäevaselt teda ikkagi kasutan päris palju oma töös ka ja noh, ilmselgelt kui ma olen selles valdkonnas, siis ma pean ju täpselt ka teadma ja noh, praegu me räägime ainult generatiivsest tehisarust, et seda on veel palju erinevaid. Aga ma arvan, et see võib-olla selline inimlikkus ja see jääb ikkagi alles, kes teab, võib-olla kirjanikud ühel hetkel sellist nagu tagasisidestamist või nagu sellist oma teksti toimetamist või analüüsimist võib-olla mõned võivad hakata tehisaru abil tegema. Et arvata võib, et tegelikult kui mina annaksin siis tehisarule enda 2 raamatut ja ütleksin, et nüüd kirjuta mulle 3. umbes midagi sarnast, siis ta märkaks küll mingeid mustreid, mis minul seal on olnud ja võib-olla nagu tuleks selline, aga ma arvan, et mitte päris ikkagi selline minu nägu, pigem mitte. Ja inimesed ilmselt ikkagi ka eelistavad pigem sellist inimesega suhtlemist kui masinaga suhtlemist. Aga kes teab, et põnevad ajad selles mõttes küll, et eks näis, mis saab. Ja ma siin erinevaid Youtube'i kanaleid jälgides ma saan aru, et see ühine seisukoht on see, et tehke nalja ja kasutage metafoore, et siis te eristute ai-st ja et ai ei ole võimeline sellega hakkama saama. Aga kas sulle, noh, ütleme, et see teine teema sellega, et üks asi on see, et kas ta saab hakkama, aga teine teema on see eetilisuse teema. Et noh, nagu sa ütlesid, et kui sa söödad talle kõik maailma raamatud ette, no võib-olla mitmed autorid ei ole nõus, eks ole, et noh, Shakespeare ei saa midagi öelda enam, aga ütleme, elus olevad autorid, et võib-olla nad ei ole nõus, et nende tekste kasutatakse selleks treenimiseks, et siis tuleb ai ja teeb paremini. Et kuidas sul seal need vaated on, et kas see on eetiline üldse kasutada seda niimoodi nagu loomingu tegemiseks, et nagu pildid või tekstid? Jah, see kindlasti on selline hästi-hästi keeruline teema ja no ma arvangi, ma olen kindlasti seda meelt, et inimestel, nii-öelda autoritel endal peaks olema õigus nagu otsustada, et jah, kas ma soovin oma asju jagada või mitte. Ma ise pigem jagaksin ja miks ma jagaksin, on tegelikult see, et need erinevad mudelid, siis neid on küll arendatud, on ju USA-s, aga see, kui hästi siis mudel oskab, ma ei tea, eesti keelt ja tunneb Eesti kultuuri või ajalugu või see kõik oleneb sellest, kui palju tal on neid nii-öelda andmeid seal. Ja seal on nagu see pool ka, et mida rohkem siis meie ütleme, et ei, et me ei anna teile Eesti andmeid ja me hoiame nagu ennast kinni, seda rohkem siis see maailm muutub rohkem siis, ma ei tea, kas inglisekeelsemaks või kuidagi mingisuguseks selliseks teistsuguseks ühiskonnaks. Ja seal on ka see kindlasti, mis on juba nagu võib-olla liiga niisugune keeruline teema, on ka see, et mida rohkem meie keerame kinni ai ligipääsu andmetele, seda rohkem siis on selliseid riike või nagu inimhulki, kes pigem siis hea meelega jagavad enda vaateid. Ma ei tea, siin täpselt meie idanaaber näiteks, et kui meie keerame siin oma usaldusväärsed allikad kinni, siis tema pakub väga palju erinevaid allikaid ja valeinfot ja propagandat ja nii edasi. Et siis on väga suur tõenäosus, et see ai siis lõpuks on ka selline väga meie idanaabri nägu ja et see on ilmselgelt, see ei ole üldse lihtne teema, et just eelmisel aasta veebruaris käisin ka suurel ai sellisel ülemaailmsel summitil või sellisel üritusel, kus siis olid kõik erinevate riikide riigipead koos ja siis seal oli ka täpselt selline diskussioon, et kas siis kirjanikud peaksid andma oma andmed või ei peaks. Aga samas võib-olla vahel ikka ei mõisteta siis seda mastaapi, et ega ju vahel mõeldakse, et kirjanik ju peaks siis saama tasu oma selle töö eest, mis ta on panustanud ja et ma ei tea, näiteks OpenAI või ma ei tea, Google või kes iganes peaks siis meile maksma sellist hüvitist. Aga mastaabi mõttes lõpuks nagu, et kui palju neid andmeid seal nendes mudelites on ja kui palju sellest moodustab siis üks raamat või üks käsikiri, et tegelikult see on väga
väike hulk ja lõpuks see tasu siis, kui arvutatakse, oleks nagu väga väike tasu ka lõpuks, et noh, et kui see oleks motiveeriv tasu, see kindlasti ei oleks lõpuks. et see on selline keeruline teema, aga ma arvan jällegi jah, et see peaks olema autorite enda otsustada, aga ilmselgelt juba praegu need mudelid ikkagi on treenitud niimoodi, et on võetud andmeid, milleks nendel ei ole tegelikult ilmselt luba olnud, sugugi mitte. et selliseid reeglite rikkumisi juba on juhtunud ja samas ega neid asju sealt mudelist enam ka kätte ei saa siis lõpuks, et kui me ütleksime, et nüüd me ei tahaks, et seal oleks kelle iganes minu teosed, palun võtke mudelist välja, siis see enam ei ole paraku võimalik. nii, et ma just vaatan, et me oleme päris hulga aega lobisenud, et see on tegelikult tohutu põnev teema, et noh, et just, et mismoodi seda ai-d kasutada, et noh, ilmselgelt, et kui kirjanik ütleb, et kirjuta mulle lugu sellest ja sellest ja siis ai kirjutab, et ta selle oma nime all avaldab, et noh, Mm. see on jama, et kusjuures Olla see. ma ei ole päris kindel, kas nagu päris kirjanik seda isegi teeks, sest et noh, ta annab ära oma rõõmu. et tegelikult see No rõõm on täpselt. ju kirjutamine, eks ole. Mhm. aga et noh, tööriistana ta on päris huvitav, et noh, ma isegi kasutan, ma aeg-ajalt olen oma asjadega ummikus, mõtlen, et mis sa siit edasi teeksid. et ma ei ole Mhm. päris kindel, mille peal teda treenitud on, aga need vastused, mida mina saan, on väga filmilikud, et mulle Mm. tundub, et ta kasutab pigem vist mingisugust audiovisuaalset ruumi või midagi, et noh, nad ei sobi nagu tegelikult tekstiks, sest raamatu tekstid on midagi muud. Mhm. Mhm. nii, aga tavaliselt me lõpetame need intervjuud sellega, et ma küsin mingisuguse soovituse noortele, kes kirjutavad, et kas sul on mingeid nippe, sest et sa küll ütled, et see oli ammu, kui sa kirjutasid ja kõik nii, aga ma arvan, et auhinnatud kaks raamatut, mis sa kirjutasid, ma saan aru, et mingisuguseid blokke ei olnud, et kõik ühes joones, et see tegelikult viitab sellele, et siin on teistel tarkusi küll, mille küsida. kas, kas peaks kirjutama ja miks kirjutada ja äkki siis mõni kirjutamise nipp? Mhm. Kindlasti peaks kirjutama, et selline päevikupidajana ma kindlasti ütlen, et see on väga selline vajalik tegevus, just täpselt see, et ka eneseanalüüsi mõttes, et kuidagi panna enda emotsioone sõnadesse võib-olla, et see on tänapäeval võib-olla ka noortel on seda keeruline teha, kõik alati ei oska, aga ma arvan, et see on hästi oluline oskus, et kui ma suudan sõnastada oma emotsiooni, siis ma äkki oskan ka aru saada, et mida mul siis selle emotsiooniga toimetulekuks on vaja. et see selline eneseanalüüsi aspekt on kindlasti kirjutamises sees. ja noh, ka see, et käsitsi kirjutan ja kui hästi see ajule mõjub ja nii edasi, et ma arvan, et kindlasti peab kirjutama. Ja kuidas kirjutada, noh jälle see reegel on ju see, et kõik, kes on kirjanikud, et lõpuks kirjutajad peavad kirjutama, et muud moodi need raamatud ju ka ei teki, et siis kuidagi mina enda jaoks, noh, oligi minu puhul oli see, et mul olid tähtajad, samas ma lihtsalt mõtlesin, mul ei olnud ka otseselt see eesmärk, et ma nüüd pean kuskil mingisuguseid auhindu võitma, ma lihtsalt, see oli selline hea testimise viis, et sellised kirjutamisvõistlused minu arust on päris toredad, et siis näed, et see toimub ja siis mõtledki, et okei, et ma lähen ja proovin. ega ma nagu väga kellelegi ei rääkinud ka, et ma nüüd sinna lähen, sest see tundus kuidagi selline, mõtlesin, et äkki ei tule välja või mis iganes. ja see tundus selline hea testimise viis ja tähtajad siis ka ühel hetkel on ees ja siis sa enda jaoks nagu proovidki, et iga päev natukenegi kirjutan, et kui ma ei suuda lehekülge kirjutada, äkki ma siis kirjutan nagu paar lausetki või paar lõiku, et seda ma kindlasti soovitan. ja noh, muusika samamoodi võib ju väga hästi ka aidata, et mind kindlasti aitas, et see lihtsalt paned muusika mängima ja oled selles emotsioonis, mida iganes sa tahad endast välja saada või kirjeldada siis. Need võib-olla olid need minu nipid. ja mulle väga meeldib, et üks neist on selline klassika, et kui sa tervet rehkendust ei jõua, siis tee pool. et, et sobib väga hästi sellise kevadisse intervjuusse ka. et aitäh sulle, Kristel, ja suur tänu, et sa olid nõus jagama oma kogemust kirjanikuna. Aitäh.